Boost, boost, boost. Boost, boost, boost. Boost Casino. Boost Casino. Boost, boost, boost. Boost, boost, boost. Boost Casino. Boost Casino. Eesti Esu. Saadet toetab Boost Casino. Tere head Eesti Esu vaatajad ja kuulajad. Tere Maiduk. Investor Koomas ja Investor Koomas. siin ma olen. Kui sa oleksid Tšehhi teise liiga jalgpalli võlur, siis su nimi oleks Maidukic. Ja kui ma oleks poolakas, siis ma võiks Majdanek olla näiteks. Kuigi see ajalugu on kurb, aga nimi sobib hästi. Oled sa mõelnud sellistele teemadele? Mitte väga palju, aga Tšehhi teemadele olen mõelnud küll, aga mitte, et seal jalkat mängida. Kuule, sul on kena päevitus näos. Kust sa said selle? No rikaste inimeste päevitus on see selles mõttes, et tuli koos varandusega. Et ilma päikseta? Ilma päikseta tähendab, no soojal maal sai käidud. Aha, kus sa käisid? Virgumas ja Tai kuningriigis. Kas Tai oli ka see riik, kus filmiti see The Beach? Ja Fifi Islands. Ja see oli ju, lambist tuli praegu meelde see DiCaprio saar on seal, jah. Mis nad seal kasvatasid? Kas see oli moon või oli see ikkagi kanep? Mõtlen, ma ei vaadanud seda filmi nii otsast lõpuni kunagi. Ma ei tea, miks. Aga ma mäletan ainult seda disposable fotokat ja kogu asi, mis ma mäletan. Kuskil kalju pealt hüppasid sulpsu ja ma olen nii tatt, ma ei saanud täpselt aru. Juba hea film oli see tegelikult. No võib-olla ma siis vaatan järgi, aga see, jah. Siukest filmi oled näinud nagu Memento? Poole peale. Siis jooksis kokku. Ei viitsin vaadata lõpuni, kuskil lennukis vaatasin. Ja ei viitsin, mingi vend sodib endale mingid asju peale. Jah. Eralennukis? Muidugi eralennukis. Loomulikult. Aga räägi siis oma investori teekonnast. Kuidas sa sai alguse ja kuhuni sa jõudnud oled? No üldiselt on niimoodi, et ega siin ühe päevaga ei sünni midagi, et investeeritud on igasugustesse asjadesse ja enamasti ma investeerin ikka kogemustesse, mitte rahassena. Et mõni asi mädaneb 10 aastat, aga küll see üles läheb üks hea päev. Ja no vaata näiteks ühe sükse investeeringu tegin, et panin 1000 euri Moderna alla täpselt siis, kui COVID läbi sai, et nüüd on 50 alles sellest. Suht siuke kaval lüke nagu, siis olen, mis ma veel, no üks viimane asi, mis ma olen selle investeeringu üle olen väga rahul, et Bitcoin oli siin täitsa kõrgel oli, ma ostsin kogu selle raha eest narkotsi ja sa mõtled, et ma olen idikas vaata, aga ei ole, sest ma sain põhimõtteliselt poole hinnaga sellest, Bitcoin praegu on nagu 50 tonni peal. No siukseid investeeringuid saab teha. Et sa võtsid enda Bitcoini kõik välja ja ostsid narkotsi sellest? Mis siis on? Mis narkotsi ostsid? Paremat. Paremat kui muidu. Ma ei saa siin telekas öelda. Aga ilma ilata üldiselt ei ole ma nagu tegelikult väga mingeid andekaid liigutusi suutnud oma rahaga nüüd teha, mina kui Mait räägin. Aga kui mina kui investor Koomas räägin, siis on ikka põhitees on see, et investeerida tuleks nagu mällis peaga. Et kui sa kaine peaga investeerid, siis sa nagu muutud ratsionaalseks ja sa paned nagu igavasse kohta oma raha. Aga kui sa nagu mälus peaga investeerid, et siis sul nagu ratsionaalsus kaob ära ja jääb ainult visioon jääb nagu järgi. Aga tegelikult sa tunned seda, ma ei tea, ühiskondlikku laviini, et kõik peavad olema investorid ja rikkaks saama ja see on nii veider, kui sa ei tegele sellisega ja miks sa raha tarkusega oma pead ei vaeva ja nii edasi? No ma ei tea, jah, mõningal määral, tead vaata. Seal on nagu erinevad etapid sellel. Tegelikult loomulikult on mõistlik oma raha kasvatada, aga kui sa muutud selleks inimeseks, kes tuleb kuskile sauna pruudiga ja siis hakkab seal lugema, mitte õlut ei jõi ja siis hakkab seda mingi arvutama ja siis sa unustad selle elu nautimise ära. Ja siis on sellised, keda ma siin praegu kehastan, eks ole, kes kogu aeg räägivad mingisugustest investeeringutest, aga tegelikult nad on nagu
mingid Instagrami investorid, mingid Dan Bilzerianid, mõttetud inimesed, vaata. Et ikka tuleks oma rahaga targasti ümber käia, aga noh, see mingisugune niimoodi nüüd ka ei pea, et sa nagu muu elu jääb elamata. Et ma ei tea, jah, overhyped natuke. Aga sellega oled nõus, et tihtipeale kõige need rikkamad ja edukamad, need ongi need tüübid, kes loevad mitu õlut sina jõid ja teeme nüüd arve täpselt niimoodi pooleks ja mina võtsin 3 lonksu ja sina võtsid 8, ehk siis sina maksad. Kohati on, jah, kohati mulle tundub, et asi ikka on säästmises. Aga no, mis sa ei võta auto kaasa seda 30 miljonit, mis sul on ju. Mulle tundub ka, et see investorite teema on Eestis ka hästi populaarne, igast mingid raha podcastid ja bla 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 on olemas on ju. Aga meil on vist enamasti selline talupoja tarkuslik lähenemine, et sa saad ikka enda kulusid kõvasti kokku tõmmata ja nii edasi, siis iga kuu järjepidevalt natuke sinna sättida on ju. Aga USAs on sellised nii-öelda rockstar suhtumine, et selleks, et raha teha, peab raha kulutama. Jah, seal ma olen ise ka võib-olla natukene rohkem seda meelt, et ma tõesti ei viitsi niimoodi mõelda, et ma lähen kuskile kuradi ma poodi ja siis hakkan seal mingit kuradi äppi täitma ja no mille nimel, noh, aga teistpidi ma olen nagu täitsa loll ka, noh. Et kui mul raha on, siis ma tellin 4 korda päevas Bolt Foodi, vaata, tellid seda kehvat Eesti sushit, mingi paneeritud kanaga sushit tellid, on ju, no fritüüritud. Täiesti, see singi juustu sushi on olemas. No täitsa, et noh, et see peab ikkagi mingil määral võiks see asi nagu tasakaalus olla ja õnneks mul seda, mitte vähemalt praegu muidugi, ma olen siin kogu oma varandusega tulnud, on ju, aga et noh, et see fleksimine nagu on minu arust ka nagu imelik, et inimestel on nagu ilge soov rikas välja näha. Aga see on ju üürikorter, millega sa siin nagu vaevad ennast või sa elad mampsi juures ju, et ostsid endale selle RS5 vaata, noh, lahe, aga mille nimel, noh. Et ikka kurat inimesed tead, käige oma rahaga hoolikalt ümber ja mõelge, kuidas seda kasvatada, aga ärge nagu lolliks minge ja veel parem, ärge mängige. Ma olen mõelnud selle peale see RS5 jutt, et tervitused ühele sõbrale, kellel RS5 on, räägi. Et võibolla, noh, ma ei ole ise seda teinud, mul ei ole ka muidugi raha niimoodi, et RS5 osta kohe, aga see, et ütleme, et sa elad üle enda võimet, on ju, et ma ei tea, kas see kuidagi esoteeriliselt või spirituaalselt võib töötada, et ütleme, sul on, noh ongi, et sa saad kuskilt näiteks 10 tonni on ju, ja siis fuck it, et sa ostad endale ühe selle kella 9 tonni eest, on ju, mis tundub hästi jabur raha kulutamine, kui sul täpselt 10 tonni ainult ongi, aga äkki see paneb sind nii-öelda siis siuksesse ise ebamugavasse olukorda, et aha, nüüd ma raiskasin kõik ära, nüüd ma pean juurde tekitama. Rolex ja sul on business mindset siis jäsku. Umbes nii, jah. No eks ta vist mõningal määral on, et ikka võib ju ilusaid asju omada ja nõnda, aga noh, tead see jah, noh, mõningal määral, ma arvan. No ma mõtlen, et kõige suurem asi, mis paneb tegutsema, on tavaliselt, et no, kui sul on ikkagi reaalselt on 7-90 on kaardil, on ju, et siis sa nagu mõtled välja, kust raha juurde saada, aga kui sul on võib-olla 7 tonni seal kaardil, on ju, noh, siis sa lased. Seda nüüd küll, jah. Seda nüüd küll, et äkki siis ongi mõistlik oma viimase raha eest teha mingi hästi loll ost ja siis panna ennast nagu nii-öelda nurka suruda, et tavai, mõtle nüüd siis välja, kust raha saada. Ma jaa, aga kahetsus peab olema ainukene motivatsioon inimesel või? Et no see vist oleneb inimesest, et keda nii-öelda motiveerib präänik ja keda piits on ju. Ostad endale, no jah, ostad ja siis kahetsed. No kui sa sind elus edasi aitab, siis anna minna. Aga mis sul need kulinad siis kokku on maksnud, mis sul praegu peal on? No kas ma räägin 2 versiooni. Räägi see kõige tõesem. Ma alustan just mitte kõige tõesemast. Ma ütlen sulle sitaks. Aga kui ma räägin tõese versiooni, noh, ma nüüd hakkan avaldama siin saladusi, aga ma ütlen, et kuradi suht vähena.
et muidu on niimoodi tegelikult, et Türgis ma ütlen nii palju, kui käisin, oli off-season ja sai kogu selle värgi suht soodsalt soetatud, et ja mõned asjad olen Taist ostnud, prillid sain tasuta ja sellise Pidar Tšoki ostsin ka narkokoti 350 pahti maksis. Kell maksis rohkem, kui ta väärt on. Kell maksis paarkümmend euri, aga see on väga halb kell. Küll aga on see väga suur kell. Ja see oli see mõte, vaata alati minu arust, kas sulle ei tundu, et tihti peale just kõik need kõvatajad, et neil on alati mingi räigelt suur kell või mingi Rademari või Sportlandi omaniku pojal on mingi Tajoba suur kell. Ja ma näen, ta istub mul seal, heklib ja istub 3. reas, aga ma näen, et tal on kant kirjutatud ta selle kampsuni peale. Kant. No G-A-N-T, no. Ma tean, mis sa mõtled. Kant on ja hääldus. Noh, eestikeelne. Ja et selles mõttes ütleme siis nii, et need maksid vähe, aga teile võiks tunduda, et need maksid sitaks. See suure kella asi on, seda ma olen küll märganud ja, et inimestel on nagu, kell on suurem kui ranne. On. Et mida suurem, seda kallim. Ma ei tea, kes see tähendab muidugi niimoodi, aga... Mida suurem kell, seda suurem ebakindlus sinu sees, ma arvan, aga mul endal on üsna naiselik kell, pisike siuke. Või mida suurem kell, seda kehvem silmanägemine äkki. Vaat, jah, võib-olla see on lihtsalt puhtalt praktiline põhjus, et siit ma saan ka vaadata, aga ma ei oskagi ausalt öeldes seda kella vaadata, siin on kirjas Only the Brave ja siin on mingisugune mingi 7 asja näitab. Aga on kell siis 2/25 või? 2/21 näitab praegu. Ehk siis enam vähem. Sa oled juba elad tulevikus. See ühesõnaga liiga valesti ei näita. Aga siin on, see, mis sa räägid, see ei päde ka, sest siin on mingi 100 erinevat asja, vaata. Et ühesõnaga... Liiga palju infot on seal. Liiga palju infot, jah, tahaks lihtsalt kella vaadata, et... Aga ütleme, kui sa oleksid selles positsioonis, et tõesti näiteks mingi 10-tonnane Rolex oleks sinu jaoks samasugune, nagu sa näiteks praegu ostad mingi 10-eurise purksi, sama väärtuses, et sul lihtsalt oleks seda raha nagu muda, et kas sa siis kannaks sükest kella või? Ma arvan ikka, jah. Miks mitte? Kui ma saan endale lubada ja mul on täiesti savi. Ja ma nagu mingi statementina ei tahaks Rolexit kanda, et aga vaata, võib-olla see jutt muutub, kui mul on ühel hetkel nii palju plekki, et võib-olla jutt muutub, võib-olla siis ikka tahaks veits fleksida, aga vaata, ma olen siuke, mu edevus on võib-olla veits teises kohas, ma ostaks mingi veits muu edeva asja kui käekella võib-olla, aga kui mul oleks niimoodi papp, et ma oleks täiesti suva, siis muidugi, siis ma käiks ja hoopleks muidugi. Ma mõtlen ka, et... Praegu peab sellega läbi ajama. Ma mõtlen ka, et see ongi nagu see mentaliteet, et kui sul on hästi palju pappi, siis sa hullult vaata hoiad kokku mingi siuke, ma ei tea, kes see nüüd see, mingi Jeff Bezos vist sõitis oma mingisuguse vana kuradi Toyota Käuliga aastaid ringi, on ju, et see tundub mulle see mentaliteet, et sa kuidagi näitad rahvale või see on ikkagi mingisugune imidži säilitamine, et ma olen ju nüüd nii tagasihoidlik ja nii, mis sest, et mul on miljonid, on ju, ma kannan ikka oma kuradi mingit sama kella, on ju. No jah, ma ei tea, minu arust need, kes nagu rikkad välja näevad, nagu vaata, ma näen ka praegu rikas välja. No, seda arvad sina? Mida sa... Aha, tuli tal lihtsalt kusesid mulle lõkkesse. Nüüd mul on paha tunne, nüüd ma ei saa enam, nüüd ma teen silent treatmenti sulle, küsi mida tahad. Mis on elu mõte? Igatahes selles mõttes rikas välja nägemine, et siin jään endale kindlaks, et ma näen praegu äärmiselt rikas välja ja et tavaliselt need inimesed, kes rikkad välja näevad, neil nagu neil on vaja nagu midagi tõestada, vaata. Aga mõnikord, kui sa näed ikka nagu täitsa rikast venda, seda kuidagi jah, see võib-olla ei paista nii silma. See on sükestele, kellel on nagu täpselt nii palju raha, et rikas välja näha, aga tegelikult liiga palju raha ei ole, vaata.
Tegelikult ma saan Porsche sellest Panamera leasing tõmbab tegelikult hinge kinni ikka. tegelikult ma saan sellest aru, et on ju mingi täiesti nagu siuke ropprikkurite klass, kes kannavad mingid disainriided ja asju, aga neil ei ole mitte kunagi ei ole vaata mingit seda märki peal, et neil on võib-olla ma ei tea, materjal on hästi hea või mingi siit kampsun või mis iganes on, aga tegelikult sa ei näe, et see on nagu mingi, kui sul on ikka suurelt on kuradi Armani kuskil peal, et siis sa nagu näitad, et vaadake seda. Tavaliselt on Türgist ka need Armani riided. Just sellised mingid Keila vennad huvitavate elukommetega. Neil tavaliselt on mingi jõhker Armani mingi särk, vaata. Aigelt suure logoga, otse Türgist. Ma olen ise märganud, et ma olen muidugi, mina olen siukse vaesuses üles kasvanud, et minu jaoks olid kunagi, ma ei tea, mingid Adi või Nike dressid olid tippude tipp on ju, et nüüd ma ostan endale Adi Nike dressi, et ma ei ole sellest lapse mentaliteedist nagu välja kasvanud. No on ikka ägedam küll, kui on Adi dress versus mingi suvaline. Versus see mingi, oota, mis seal selles müüakse? Sports Directis see Slazenger või? Slazenger ja Donnai. Need on jah. Slazengeri dressiga lähed kohe, et ei, ikka mingi mentaliteedi paneb, normaalne dress paneb ikka mentaliteedi paika, kui selle Slazengeriga ringi käis, lähedki süsti tegema. Sul kuradi mis peab ikka olema Adi dress muidugi. Ja Ferrari need jalatsid. Voolujoonelised või? Ja täpselt. Aige tempoga saab lasta nendega. Ja see on äge, kui see Ferrari jalats on mingil hipil jalas, siuke mingi hõlstiga mingi vana kuradi targutav hipi ja siis jalas on see ossi koss. Võt see on ilus asi, mida näha. Need Aladini püksid ja. Oota, aga kuidas siis see viimane reis Taisse möödus? Mis seal oli ju põnevat? No sai, ütleme, investor Koomase karakterisse natukene elatud käia, teha väikest vabastavat hingamist ja sellist kuradi tegin ikka seda lollust ka. Ladyboydega? Ladyboydega pilti tegin, aga lollust ei teinud. Mul on nagu need on siuksed maised pahed, mis mind ei tõmba üldse. Et mul nagu, ma võin mingite muude maiste pahedega tegeleda, aga mingite, see mind jah, pigem kutsus koristama selle Ladyboy endale koju, kui tembutama. Kaua sa olid seal? 3 nädalat söör. Palju üldse raha läheb seal? Ma ei mäleta. Mingi 3 nädala peale või on seal kuidagi märgatavalt? Ma teen mällis peaga kõik otsused, ma ei mäleta. Aga on märgatavalt odavam, ma ei tea, kui Eestis poes käia? Muidugi. No seal läheb raha, sest et sa kulutad raha. Sul on piletite peale läheb, ütleme, oleneb kui palju sa ette ostad, aga ütleme kirvega läheb sul tonn piletite peale veits alla. Siis oleneb kohast, aga mingi see Kopanjan ja Kotao, kus ma käisin, seal tegelikult on majutusel on suht Euroopa hinnad. Sellel on ka oma põhjus. Põhjus on selles, et ma panen selle algusesse üksesse ilusasse poliitkorrektsesse keelde ja siis ma ütlen otse. Et põhjus on selles, et arvestades viimaste aastate geopoliitilist olukorda on toimunud rahvaste ränne ja selle tõttu on sinna emigreerinud erinevad rahvad ja seal saarel on rohkem inimesi. Nüüd teisisõnu, seal on venelased ja iisraellased, kes selle ilma üles pumpuvad, sest nad on seal hordide kaupa tulnud sinna laiema. Aitäh! No ja see juhtub ju ilmselt kõikide selliste kohtadega, et kuhu nad minna saavad. Et keegi haisu ninna saab, et seal on hea elu ja odav elu ja nii edasi, siis varsti enam ei ole. Need on spirituaalseks ka muutunud seal. Ma käisin seal Aum Sound Healing Centeris. Mõnus siuksed, kõik on palju jalu, siuksed rastad, vaata. Siis seal on mingi huinja alter on sinna püsti pandud, siis mingisugune pats istub seal. Ja siis põhimõtteliselt tahtsime seal lihtsalt contenti filmida, ja siis andis suht selgelt mõista, et küsisin, kes siin võib olla, siis andis suht selgelt mõista, et tuled ostad siit tooru kakaod, et siis võid istuda sinna. Ja kõik siis, maksab. Siis tõmbasin seda tooru kakaod, siis tegi mulle veel mingit spirituaalset rännakut seal, vaata. Ta arvas, et ta tõmbab mul nagu perse lohku, vaata, et mina olen see, kes saab üle, aga tegelikult ma sain selles mõttes, ma maksin nagu contenti eest, vaata.
ma sain elu muutva kogemuse, sest pärast pani mulle mingi terapeed, vaata, põhimõtteliselt mingi snuff, puhub sulle mingi tubaka ninna ja siis mingi pahad energiat lähevad ära, vaata. Tegelikult puhtalt lihtsalt kontrastist, kuna sul oli korraks nii sitt, siis pärast on parem olla, on ju. Ja siis ma ei tea, mis asju nad seal veel, aga oli kõik olid nagu spirituaalseks muutunud, aga äri käis. Ja üldiselt spirituaalne business on üks parimaid ärisid, mida teha. On. Sa ei pea midagi oskama, sa võid vana pätt olla, kõik need vana päti, need oskused mängu panna seal. Ja siis tegeled seal, kasseerid seal iga sammu pealt midagi sisse, et asi parem välja näeks, siis toit on vegan ja odavam. Ja kuradi ma... Ja liha ei pea sisse panema. Ja kurat kasseerid. Siis oled seal 25 saunas mingi tšembega jaurad, vaata. Jää vait, tahaks sauna teha. Ja siuke conmani business on see tegelikult. Muidugi, see on kõige... selles mõttes üldiselt, kui sa vaatad neid vendi, vaatad neid spirituaalvendi, ma natuke vaatad, enamustel on ikkagi olnud mingi kummaline taust, vaata, istud maksupettuse eest kinni, tuled välja, siis järsku hakkad mingisugust rahast loobumise juttu rääkima endale, 10 milli hinge all, vaata. Ja seda kuradi tubakat puhus mulle ka üks sõber kunagi ninna, see on tõesti, see tundub, et läheb sulle otse aiuna. Korralik sitt on see ikka. Ei, see vend rääkis ka seal mingi haige loo mulle, vaata. So think of something in your life that you want to get rid of. In this world we have animals like small insects you cannot see and they eat your energy. Mine ausalt, mine putsi. Ja, ma kujutan muidugi ette, et siis ta võib ära kammida, kui sa ei ole elu sees mitte ühtegi, või see on ju tubakas on see, et sa ei ole ühtegi pauku nikotiini kunagi saanud ja siis sa võib-olla oledki seal maas tõmbled ja siis nagu saadad neid insekte minema. Päris heavy on jah, aga selles, kui ma tõmban isegi mingit kanget veipi veits liiga palju, siis on juba snuusist rääkimata, aga jah. Siis võiks ikka mingi päris asi olla, et võiks ikka visata mingi 20 minutit mingit täielikku hallutsinatsiooni ikka peale vaata. Mitte lihtsalt see, et ahmid sellest tubakast õhkuna. Mõttetu. Pärast on siit olla mingi siin kohas on sul see tubakas vaata. On tõesti, see tunne on jah, et ta läheb kuhugi sul, ma ei tea kuhu on ju. Aga miks sa siis sinna nagu elama ei jäänud? Taisse või? No ei saa. Mul on siin Eestis nagu elu ja kohustused. Ma ei tea, kas ma tahaks ka seda vaata. Et seda on nagu kena 6 aega teha. Aga kui sa oled seal, siis sa lihtsalt muutudki selleks vennaks vaata. Nägin seal ühte eestlast, see on seal elanud mõnda aega. Käis lihtsalt palja jalu vaata. Küsisin, et mingid plätusid ei taha endale osta või ütles, et tal on niimoodi hästi. No ei viitsina. Ja siis oledki seal, elad seda spirituaalset elu, kammid seal seda umbluud vaata. Ei, korraks on äge puhata ja siis tagasi tulla. Ma olen eestlane, vaata. Ma tahan kuradi päev otsa rassida, närvitseda, tööd teha ja liikluses närvis olla, vaata. Mulle ei sobi siuke zen värk, ma tahaks ikka mingi suvaliste asjade peale kettas olla. Ja seal ei saa seda teha, Ja sellega see pali on saanud ka nagu mingisuguseks tõotatud maaks, et kui vaadata mingid Instagrami pilte, siis see tundub mingisugune koht, kus kõik su unistused täituvad ja sa leiad selle elu mõtte üles. Ja ongi, et... Sulle prügi meeldib siis jah, ma arvan. Aga et tundub, et enamus inimesi või vähemalt sellised nii-öelda, ma ei tea, mingid spirituaalsed need influencerid ja asjad, nad lähevadki sinna ju contenti tegema ja neid ilusaid pilte sinna, ma ei tea, kiige peale või nende kuradi hästi naljakas tundub mulle need mingisugused notsud, kes jooksevad kuskil seal mererannas, vaata, et siis see on hästi mingi spirituaalne äge muusika pannakse taha, et issand, ma nüüd sain nende notsudega, leidsin mingi ühise keele. Ma käisin ka seal Notsu saarel. Need notsud on tõesti nunnud. Aga seal ei tunnistata seal maal seda seagrippi ka, vaata. Notsu maha kõngab sellest, lähed tood kuskilt uue, vaata, viskad furgooni kuradi viskad selle kuudi täis uued notsud ja asi ants. Peekonit nad siis söövad sulle? Seda ma ei tea. Mina ei mäleta, et ma oleks... Sealiha ikka süüakse täis, aga peekon... Minu arust see peekon on nagu mingi lääne toit.
sa ise sööd peekonit või? Nagu koju ei ole ostnud, aga Jaa. praegu purksi vahel sõin. Kuidas oli? Maitsev. On hullemaid ka asju oma kehale tehtud kui peekon. Mis saab olla veel hullem? Mis saab olla veel hullem kui peekon või? Kummikommid äkki? Need on ju puhas vetikas. On või? Ma mõtlesin nafta. No nii üht kui teist. Aga räägi, tulid siis kodumaale tagasi ja varsti sa oled ju investor koomasega ma juba ringi liikumas. Elan juba sisse sellesse karakterisse, et meigi juba tegin ära, aga sellega seoses jutt üldse ei jookse, mul on üks kingitus. Võid nii kaua rahvale midagi rääkida? No, vaatame, mis sa tõid siis. Ma loodan, et see on ikkagi Taimaalt väike ladyboy ära pakitud sinna. Sa võiks mulle puhuda seda ninna. Näe, ma tõin veits... Ei ole Taimaalt, on Eestimaalt. No. Ma mõtlesin, et jutt üldse ei jookse, paneme ühe klõmmi. Ma tõin sakummi ka, näed, saad muna peale. No, teeme ära. Taimaalt, siit vaata, siit saad patsu kohe peale, oota. Aha, näe, tõmba. So this is like inhaler. So you think of things in your life that make you feel bad and then you just... And now release. Proovi. Kumma võtame, kas võtame jõhvika viina topsist? Millal sa viimati topsi viina jõid? Või võtame tavalist laudurit? Võtame ikka topsikat. Ma jõin seda kusjuures, ma arvan, et siis, kui ma Mordoris elasin. Viimati. Mul on ka ikka ammu aega möödas asjast. Aga see oli väga hea asi. Mis on mingi nagu nina tõmbab lahti. Aga siin on see jama, et ta on siit võrgu vahelt lekkima hakanud. Aga ma mõtlesin, et sa tood vaata nagu see, vaata ma olen neid mingid klippe näinud selles Joe Roganis, kus nad nuusutavad seda jõumeest ja seda mingit, mis asi see on, no mida antakse minestatudele ka, vaata see mingi hästi kange. Ja nuuspiritus. Ja siis kammivad seal seda, on ju. Aga mulle sõber rääkis, et Nublu nüüd propageerib järgmist Eestimaa paika, Kesselaidu. Ise keetsid need munad või? Ise keetsin. Mitme minuti muna on? Tundub suht vedel raisk. Kurat, ma võtan esimese ampsu, ma panen selle kruusi siia alla. Et siis kui lekib, et siis on... Siis sa tead, aga ei mäleta mitte minuti. See ja Kesselaiul on siis Saarevaht Urmas, ma ei tea, kas teda enam on, aga oli. Ja tema siis võttis viinale muna peale, et investor koomase ja siis selle Urmase terviseks. No pane pool äras. Ei muna ei lekki ära muretse. Tavai. Aga räägi, ütle oma mingid neid tuuriteite vahepeal. Ma räägin siin, räägimegi sellest, mis meik mul peal on. Räägi, jah. See on fantastiline podcasti kuulajatele kindlasti. ASMR, tervitame siis Andrus Purdet siit poolt, kes selle investor koomase idee peale tuli, kui me tegime seda Granaadi majanduskonverentsi ja see mõte oli siis selles, et ta ongi suhke viinaveaga investor ja ta ei tea, kuidas ta rikkaks sai. Ja eks ta mõningal määral on mu alter ego just selle koha pealt, et ega mul raha väga palju pole, aga ma olen vaimselt rikas. Ja viinavea kohta ütleks nii palju, et oota, aga küsin vahele, et kui oled eestlane või ei ole? Igal eestlasel väike viinaviga. Kui saladus ei ole, et siis kui palju sul raha on täpselt? Mitte sittagi momendil. Et eile Mänekas laenas 5 sotti mulle. Noh, siis sinu tuuri terviseks siis. Proosit. Ja siis me mõtlesime siukse karakteri välja. Täna ma muidugi räägin endana enamus ajast, aga ma panin tema meigi peale. See on ka nagu selles mõttes pooleldi juhuslik, et
lihtsalt meikariga leppisime kokku, et täna õpetab mulle seda meiki tegema. Ja siis no mõtlesin, et ei saa meiki raisku lasta. Ma arvan, ma panen õhtuni välja selle meigiga täna, miks mitte. Aga tuuri kuupäevadega on siis niimoodi, et alustame 7. märts ja lõpetame esialgu 8. aprill. Ja no saab päris palju kohti läbi käidud. Noh, niisugused suured on ka ju, niisugused latakad. Aga need ei mahtunud kotti. Aga see on tõesti hea tegelikult. See on väga hea. Jama on selles, mõtlesin, miks ta nii vähe maksab, et mõtlesin, et ta kestab igavesti, aga ta hakkab siin ükselt lekkima. Siis sul on nina täis mingit eukalüpti või ma ei tea, mis asja. Nojah, et see on see värk, noh. Ja kus siis need piletid müügil on? Maiduk.ee või piletikeskus. See viskabki sind sinna lehele, landing page, nagu nad ütlevad. Ja eks ma Ida-Virumaale ei lähe ja Põlvasse ei lähe. Ja mujale nagu lähme. Nii palju isu tekitajaks võid siis öelda, et see on huumorishow eestlaste uuest religioonist investeerimisest. Ütleme niimoodi, et seal on seda osa natukene, aga tavaliselt pannakse need stand-up pealkirju, pannakse kuidagi täiesti suvalt pannakse, lihtsalt pannakse midagi. Et ma võin siia mingi umbluu juurde luuletada, aga põhimõtteliselt on niimoodi, et mõningal määral ikka räägime investeerimisest. Aga see kõik ei pea olema investeering krüptosse või väärtpaberitesse. Ta võib ka olla elu jooksul tehtud otsused või niimoodi. Aga sa oled ise krüptosse raha pannud? Olen. Ja on nagu töötanud ka või? Ma olen Keilast, mul on ainult üks asi veel puudu. Keila inimene peab 4 asja tegema, Keila mees Tai-boksi tegema, krüptosse raha panema, Bemmi ostma. Üks oli veel, mu isegi pole meele, mis see viimane oli. Vahet pole. Krüptosse olen pannud ikka. Oota, mis sul puud on siis? See üks, mis sul meelde ei tule? Bemmi ei ole mul. Bemm. Mis auto sul on siis? Mul enda isiklik. Mul on häbi öelda, ma ei taha öelda. Citroen. Ma tean, piinlik on. Väga piinlik. No tegelikult see on sellepärast, et see oli kõige odavam, mis täisteenus rendi peale sai. No ja sul on ju ikkagi ettevõtte. Ma seal püüdsin tead, mingi mõtlesin, et äkki saan neil mingi videoid teha, et saan seda tasuta kasutada, aga hui ka. Nüüd olengi siin, maksan raha, et Citroeniga sõita. Eks iga üks teeb oma valikuid ise elus, et selles mõttes... Tead, uute autodega mulle tundub, et absoluutselt enam vahet ei ole väga, mis mark on. Nad kõik, kui sa sisse istud, siis kõik näevad täpselt samasugused välja. Üks suur ekraan ja no. Mul õnneks ei ole, see on nii rott auto, et seal õnneks ei ole seda ekraani. See on väga tüütu. Ma ei viitsi, et mul mingi telekas on autos. Vaata. Jube nõme on nagu mingisuguseid asju sealt ekraanist sättida nuppudega nii palju varem. See on tegelikult, see on näkku valetamine ka vaata. Tegime teile uuendusliku, neil on mingi nimi ka sellele, mingisugune multimeedia konsool või mingisugune haige nimi on sellele asjale pandud. Ma ju tean, et sa hoiad raha kokku lihtsalt selle pealt. Vaata. Just. Nii palju kergem on visata kuradi üks iPad lihtsalt sinna. Jep. Ja siis ma olen kuskil mingi Tartu maanteel vaata, eriti kui meil võib-olla mingi rendiauto või midagi, siis nuputan seal, kuidas istmesoojendust maha saada mingi läbi teleka vaata. Ei võinud panna seda nuppu siia. Ei, meil on multimeedia konsool. Tead, see on hullem vale kui poliitikut. Mine kuu peale oma multimeedia konsooliga. Ütle siis kohe, et tahtsid säästa, ära tembelda seda mingisuguseks tehnoloogiliseks innovatsiooniks. No ai raisk. Istmesoojendus ei mõju ka sinu spermale hästi, sinu munadele. Seda ma olen kuulnud, jah. Aga ega mul ei olegi istmesoojendust. Ei ole või? Siuke auto on, jah. Aga mul on ikkagi, millest me enne rääksime, ma tahaks hoopis seda teada, mul oli palju parem jutt. Vaat seda ma ei mäleta, millest me enne seda rääksime, kui sa seda viina hakkasid välja tirima sealt. No seda, siis läks õigesse kohta. Aga jah, selle istmesoojendusega mul tuli lambist meelde üks fantastiline lugu, mille peale ma tõesti naersin, et kuidas mul sõber kunagi rääkis, et
ta sai enda esimese lapse ära, onju. Ja siis voodis on ja arvutis vedeleb ja vaatab filme ja varem ta nagu mõtles vaata selle peale, et läpakas on nagu munade peal ja kuumus ja mis iganes on ju. Aga et nüüd, kui tal nagu laps olemas on, siis jumala pohhu. Minu töö on nagu tehtud, vaata. Et nüüd võib seda kuuma lasta munadele. Ja, võib-olla natukene ülepingutatud mure ka ära hoia mobiili taskus, see mõjub su munadele halvasti. Ma ei tea, jah, no selles mõttes võib-olla ei tasu jah enda nagu kuradi kotte kuradi kuskile mingisuguse kiirituse alla panna, aga ma arvan, et kui sa mingi läpparid süles natuke hoiad, et siis äkki ei ole hulluna. Seda me loodame kõik, aga keegi ei tea. Keegi ei tea midagi. Aga kui selle tuuri peale mõelda, siis milline see nagu sinu tuur üldse välja näeb, et ma ei tea, näiteks mind huvitaks just, et millised need ööbimiskohad on, mis sa võtad, kas sa võtad mingid Airbnb-d või on igas või ikka mingi hotelli ja kes suga kaasas on ja... Tervitus kõikidele, kes majandavad majutusasutustega, et mul on teile siin suurepärane koostöö võimalus. Põhimõtteliselt mina reklaamin teie suurepärast väga head majutusasutust ja saate tasuta piletid ja tahaks kuidagi, siin tead, investor nagu ma olen, kokku hoida. Võtke ühendust, andke pliis tasuta. Majutada väga palju ei ole vaja, vaat hästi nii väike, üldiselt majutab siis, kui on nagu mitu päeva järjest ja need, ütleme, kui sul on Viljandi Pärnu, siis on nagu loll vahepeal Tallinnasse. Aga tegelikult Eestis enamasti püüad ikka nii, et saaks õhtuks koju. See kuidagi lihtsalt vähendab nii palju probleeme. No ja samas vist need etendused ja alga ka nagu üli hilja. 7 hakkavad, 10 hakkad sealt sõitma, kui jääd veits passima sinna. Siis on normaalne, jah. Ja siis on see, ega kõik inimesed ei ole ka ju sellised seiklusjanulised. Mõnel on juba, ütleme, 9:30 on juba uneaeg, vaata, siis nad nagu lapsud, kes muutuvad pahuraks ja siis polegi mõtet seal kõrvuti norsata kuskil, et viid pahura lapse koju ja siis hommikul on jälle rõõmus, et siis on ja eks seal tegelikult on niimoodi, et midagi väga keerulist ei ole, mingi inventar on sul seal on ja mingi nodi, siis on tour manager, kes roolib, helistab ja teeb ja korraldab, siis olen mina ja siis on 2 soojendajat ja võib-olla kuhugi, võib-olla võtame mõne fotograafi ja et selles mõttes kes sul soojendavad? Ma ei ole jõudnud sinna. Ma ei ole viitsinud tegeleda. Tegelikult eile hakkasin tegelema sellega. Ei ole õige öelda, et ei ole viitsinud, aga ma ei ole sellega veel tegelenud. Aga võib eeldada. Aga ma igaks juhuks ei hakka midagi ütlema. Soojendavad suurepärased artistid. Ja siis ega see, mina ei tea, see Eesti, see muutub ka rutiiniks, et seal ei ole mingit glamuuri, mingit karavani, kus viski voolab, pojad on üldiselt stand-uperid on kõik siuksed suht mingid pehmod nagu või siuksed nagu viielised, vaata. Ma ise nagu arvan, et selleks, et sul oleks materjali, võiks ikka mingit elu elada, aga need tavaliselt on siuksed mingi kuule, teeme siin tikupoisis peatuse, võtame mingi kaneelirulli ka või? No, tegelikult kell on 7 läbi, et ma ei tohiks enam üldse ja siis kõhklevad seal, vaata. See on nii, tunnen selle jutu nii ära, et see on siuke igapäevaste asjade nagu siuke talumatu mingi igapäevasus, ma ei oska kirjeldada seda, mingi kontori nurga, siuke kohvinurga jutt ka, et ma ei tea, kas ma nüüd luban endale selle ühe kaneelisaiakese täna. Nagu minust tekitab see alati tohutut mingit ma ei tea, rõõmu, et inimesed vaevavad oma pead selliste asjadega. Me oleme õnnelikud inimesed, meil on aega sellele mõelda, et me ei pea kuskil mingit kivi raiduma, et meil on aega käia psühholoogi juures ja kurta oma suhteliselt tavalisi muresid, ütled, et tead ärev olen vahepeal. Sellist ütleb sulle vastu, kõik on, sa oled okei. Aga siis, jah, siis oled seal kuskil tikupoisis, higistad seal veel natuke aega. No okei, ma siis kuidagi seda vrappi kuidagi ilma selle saia osata ei saa. et ja siis sõidad koju tagasi ja järgmine päev jälle ja et on tegelikult selline suht
rutiinne ja seal veits on see, et kui sa hakkad seda rockstaarima, siis sul ei tule see enam nii hästi välja ka, et kui sa ikkagi hoolid sellest, mis sa laval teed, siis tegelikult peab ikkagi võrdlemisi nagu tubli olema. Vahest võiks ikka, ma kindlasti kavatsen kuskil ikkagi lõdvaks lasta ennast, aga üldiselt jah, sellist filmilikku, midagi rockstaarilikku seal vabandust, kui kellegi paljastasin, tegelikult eriti ei ole. Jah, see tõestab seda, et kõik asjad näevad väljast poolt nagu enamasti teistmoodi välja, kui nad tegelikult on. Jah, aga ta on ikkagi tore. Ei no ma usun jah. Aga jah, kes see tüüp oli, see USA koomik, see, kes tegi seda Itaalia, seda ma ei tea nii. Aktsenti hullult ja mingi 80-ndatel vend müüs nagu samasuguseid lavasid välja nagu mingi Rolling Stones või mingi. Karlin või? Ei, mitte Karlin, vaid see. Ma ei tea nii. No ühesõnaga jah, et sealt on nagu jäänud arusaam, et USA muidugi teine riik ka, aga isegi USA on vist see asi muutunud veits, et tollal olid jah, koomikud olid nagu tõelised rockstaarid ja kes ennast üledoosist see paks tüüp, kes alati karjus. See tõmbas kokaiini üledoosist ennast nagu kotti ära ja aga siukest elu vist Eestis ei saa elada otseselt. Ei, ma üle ei tahaks tõmmata mitte üheski asjast ennast, isegi mitte rapeest, aga selles mõttes, et kui nagu jah, ei, ma ei tea, võib-olla see on lihtsalt siin Eestis on niimoodi, et inimesed on kuidagi siuksed vagad ja rahulikud, et tahaks seda nagu seda muda ja mulda näha, vaata, et tuledki lavale, et aha, täna on täis, vaata ja aga ilmselt see ei mõju nagu hästi. Ta endal nii oksekas seal lihtsalt, sa oled seal laval ja siis sul tõmbab juhtme ka nii kokku ja siis hakkad seal kokutama ja tegelikult kõige parem on ikkagi esineda täiesti kaine peaga, kindlalt. Ja kui sul on mingi tund aega teksti ja nagu pähe jätta, pluss veel ka paugust improviseerida asju peale, siis see tegelikult kõige parem on ikka kaine peaga seda teha. Ja jah, isegi... Pikalt sa teed siis praegu, tund aega teedki või? Ma arvan, et nõks alla tunni või. Ma üritan seda niimoodi vaadata, et mida kaua ma ise viitsiks olla kuskil. Et üle 2 tunni tegelikult ei viitsi. Kui sa nagu teed inimestele 3 tundi, siis tegelikult ei anna neile enam juurde sellega. See lihtsalt mingil hetkel nagu lihtsalt nagu võtad nende aega juba vaata. Et nad on ju tulnud sinna mingisuguseks vahemikuks paariks tunniks ja siis nad tahaks omi asju teha. Mitte mingit tervet kuradi õhtupoolikut sinuga veeta, mingi 2 hommikul su ila kuulata vaata. Et see nagu, ma arvan jah, kuskile sinna. Et 2 tunniga võiks ikka asi läbi olla. Ja ma olen ka mõelnud selle peale, et ma väga kuidagi ei usu või mulle ei meeldi ka need vahepausid, kui on mingitel, mis iganes etendused need on ja mulle on ka pakutud, et tule tee podcast ja teeme vahepausi ja siis jätkame vestlust, aga nagu siukse vestluse põhjal ma olen alati mõelnud, et see vahepaus nagu kuidagi rikub ära selle, et seal on, tuleb teine asi lihtsalt mängu, et mõnikord see on mingi venue, kes tahab ka teenida. Siis sa teed nagu sa teed 2 põhjusel pausi, et päriselt, et inimene saaks sirutada ja teiseks, et see koht saaks paari teha lihtsalt. Sest, et Eestis tegelikult kultuurimaastikul, kui te seda näete, kes iganes sa oled, Aivar Riisalu või ma ei tea, kes sa oled, on nagu väga raske toimetada, sest käibemaks on 24% ja keegi ei muuda ka midagi. Ja sellest tulenevalt me peame inimesi jootma, et see koht, mis siis seda etendust või üritust võõrustab, saaks ennast üleval pidada, et inimesed ei töötaks ennast katki. Ja kui te arvate, et see aitab Eesti alkoholismi vastu, et te panete kell 3 öösel piirangu, siis ei, ma lähen kööki, ma joon trotsist täis ennast. Aga kui see käibemaks oleks natukene madalam, siis võib-olla jooks ka inimesed nii palju. Aitäh! Keegi ei kuula, kedagi ei koti, aga vähemalt sain hingelt ära öelda. No võtta heaks. Räägi seda, kui sa ütlesid, et see tuurielu on pigem on siuke töömehe elu, on ju, et tuled, sõidad, lähed ja... Jah, ta on fun, aga ta on nagu rutiin. Aga mis siis, ütleme, kui sa ei ole reisil, sa ei ole tuuril, mis sa siis teed? See tegevust jagub, ma teen mingid koostöid või mingisuguseid kontseptuaalseid esinemisi või
võib-olla korraldan siin-seal mõne show. Tegelikult ausalt öeldes nagu tekib tunne, et nagu niisama olesklemiseks nagu eriti aega ei ole. Eks ma ikka nädalavahetustel puhkan ja niimoodi nagu ka teised inimesed, aga siukest momenti nagu väga ei ole, et võtaks aja maha ja läheks matkama või midagi. Et kogu aeg on midagi. Õnneks on, et peab nagu kogu aeg valvel olema. Õnneks ma teen kõik asju, mis mulle meeldib ja seda vaheldust on piisavalt palju. Aga sa vahepeal seda mõtled, et sa kuidagi tubli oled. Et kui ma praegu hakkan mõtlema, kui me esimese vestluse tegime, siis ma panin kroonikasse, siis ma olin veel Delfis, panin kroonikasse mingi pealkirja, et sabatähena Eesti komöödiamaastiku taevasse tõusev või midagi sellist. Väga kena. Aga et see oligi mingi paar aastat tagasi ja tegelikult umbes tollal sa kuidagi nagu alustasid ja nüüd sa oled juba enda nagu tuuril, et vahepeal nagu seda mõtled, et kuidagi hästi tubli. Vahel jah. Aga vaata, ma olen ikkagi siuke eestlane, et ma ei saa ennast liiga palju kiita. Siis on see ka ennast liiga palju kiidad, siis juba muutud ülbeks. See peab nagu tasakaalus olema. Eks ma ikka mõtlen, eks ma püüangi olla tubli, vaata, aga ma olen siuke jonnakas inimene, ma viitsin ainult siis tubli olla, kui miski meeldib mulle. Vaata. Et kui ma pean selleks tubli olema, et mingisuguseid keskaegseid paavste õppida, siis mul on suva sellest. Ma kuradi ei õpi ja kukun välja, aga kui see on midagi, mis mind kütkestab, siis on ju hea tubli olla. Ja selles asjas nagu võib olla, et peaasi, et läbi ei põle. Mis asi see läbi põlemine on? See on niisukene asi, et kui sul on liiga palju teha ja siis sa ei suuda selle mahuga enam toime tulla. Ja asi ei ole mitte tundides, vaid kõige rohkem selles, et liiga palju eriilmelisi asju on. Et sul on õhtul esimene päeval mingi filmimine, siis on mingi intervjuu, siis on mingisugune mingisugune meilimajandus ja siis kõik on see virvarr ja loomulikult olen ju see vend, kes asju kunagi kalendrisse ei pane, siis sa pead veel kuskilt meelde jätma, siis tuleb siit keegi muudab midagi, siis käib siit keegi pinda ja siis seda on liiga palju ja siis ühel hetkel on see ka, et ma ei puhka ju kui kunagi. Siis sa hakkad seda une arvelt võtma, see on väga halb, siis hakkad une arvelt võtma, siis tuleb pidutsemine ja siis kõik see virvarr nagu muutub üks pingepudruks ja siis sa ulbid selles pingepudrus. See on nagu päris vastik tunne on. Seda ma soovitan inimestele, et sellega tuleb kuidagi osata toime tulla. Üldiselt selle vastu aitab magamine. Magamine aitab kindlasti. Ja. Ma olen, igalt poolt pasundatakse seda juttu mingisuguse töö ja eraelu tasakaalust ja leia mingi bla. Aga ma ei ole ausalt öeldes nagu väga kunagi mõistnud seda juttu, et mina teen ka tohu ja teen asju, aga mul on vist ka see, et mulle, et kui sa teed mingit asja, mis sulle meeldib, siis ta ei ole esiteks nii pingeline ja teiseks on see jutt, et kui sa oled olnud -25 kraadiga Norras fassaadi ehitanud, siis tundub see, et keegi saadab sulle passiiv-agressiivse meili või mingisugune tähtaeg lükkub edasi 2 päeva võrra, siis tunduvad need probleemid nagu, et kuule, ei ole hullu. No jah, see on sul mõttekäik on õige, aga ma olen siuke mees ju, et ma unustan ju et eks ma ikka mõtlen, et ma olen tegelikult väga privilegeeritud inimene on ja mul on tegelikult jumala hästi, aga ikkagi teatud hetkedel, kui on nagu kett on maas, siis ikka suudad ennast mingisuguse suure ohvri teha ja mõelda, et küll mul on ikka raske, et keegi praegu mingi asja üle lasi on ja tuleb püüda ikka sennilt võtta, aga mõnikord käib ikka türa nii pinda käib, et ei viitsi sennilt võtta ka. Aga see ma arvan tekib ka niimoodi nagu tekib ka ajaga. No mis me siit siis välja leidsime või mis me siit siis järeldada saame ongi võib-olla see, et tuleb endale treenida oskus rohkem ükskõiksam olla või midagi. See on muidugi minu arust üks väga vaimukas osa üldse sinu karakterist, selline kerge alatoon.
pahurast, närvilisest tegelasest, kes sõimab ilma, siis on, talle ei sobi Eesti käigud, kuradi maksud on liiga kõrged. Aga see nagu on osa ja sinu minust karakterist, millest ongi, et ma ei tea, kust koguda inspiratsiooni, aga see on nagu nii võimatu asi, mida seletada. Aga sealt mingi siuke alatoon tuleb. No sellega võib-olla see vaata, et ma ironiseerin selle kallal, aga eks ta otsapidi nagu käib mulle pinda küll nagu, et ma justkui mingis mõttes olen sellest üle ja ma nagu räägin selle väiklasemaks, kui ta on nagu, et aga võib-olla ta mingil määral on ka siukene teada asi ühiskonnas, millele nagu võiks tähelepanu pöörata. Võib-olla ma olen liiga idealistlik, ma ei tea. No see tundub mulle hea nalja üks tingimustest, et seal peab olema mingisugune terake tõtt sees on, või mingi asi, millest nagu nii-öelda kinni haarata, et kui on siuke täiesti fiktsionaalne lugu, siis on ta minust teine žanr natuke, siis on ta anekdoot, mis on nagu kuidagi, ma ei tea, äge sõnade mäng või mingi siuke asi on. Tollega ma nõustun sellega ma nõustun väga. Ma olen ise ka seda meelt ma olen küll et seal peab ikkagi olema. Ta võib olla utreeritud, eks ole, ta võib olla natuke ülekantud tähenduses, aga seal teraka tõtt võiks alati olla, see siirus mõjub, ma arvan, kõige paremini just nendes materjalides, stand-upi materjalides ja siit tsiteeriks näitlejat Arne Soro, et igas naljas on natuke nalja. Väga hea, sellega tõmbamegi kokku. No tõmbame kokku. Tuurile siis, ma ei tuki. Kuule, kas sa oled nõus ESO vaatajatele 2 piletit välja panema? Mis tegema peab? Et jätke siia video alla kommentaar ja vastake küsimusele, mille ütleb ma ei tukk teile nüüd. Okei, oota. See peab olema fakti küsimus või peab olema filosoofiline küsimus või... Pigem siuke arvamus, et oleks kõigil võimalik. Arvamus, et oleks kõigil... Okei! Küsimus on... et kas Eesti Vabariigis ma panen 3 tükki kohe, ma panen kohe 3 tükki ja eks sellel on ainult üks vastus, aga võiks langetada käibemaksu kultuuri valdkonnas, kus niikuinii pole sittagi raha, türa siis, läksin ülemeelikuks natuke, vabandust siis ja teine küsimus teist küsimust polegi, vahet ei ole siuke oligi. Vastake siis sellele küsimusele, jätke oma arvamus siia alla ja... Jätke arvamus ja öelge, kuidas olukorda parandada. Just. Ja nädala aja pärast selle episoodi ilmumisest ma vastan sinna samma kommentaari ja siis saatke mulle meil eesti.eso@gmail.com, siis ma saadan, ma ei tuk saada mulle piletit, ma saadan teile. Jah, te peate ütlema, mis linnadega tahate, vaata. Jah. Selle peate ka nagu ütlema. Aga aitäh. Üks vastus seal on. Aitäh. Eesti ESO. Casino.